Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse Kaljukitsed. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 8.–14. juuni. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Aga enne kui ma kaartide juurde lähen, ma kutsun teid üles tellima seda minu kanalit. Et tellige endale Musta kassi taro kanal, siis te olete kõigega kursis ja ei maga maha mitte ühtegi videot, mis sellel kanalil ilmub ja aitate ka minu kanalil kasvada. Aga nüüd kaartide juurde. Kui ma neid kaarte vaatan, armsad kaljukitsed, siis mulle tundub, et te olete omadega kusagilt otsas puntras. Te kangesti tahaksite võidelda, omas seisukohti kaitsta, samas te tunnete, et te olete lõksus. Teile nagu midagi surutakse peale, mida te üldse ei taha. Ja mulle tundub, et te nagu olete kuidagi takerdunud sinna minevikku. Võt just sellesse, mis teil minevikus läks untsu. Kui siin nagu see sauade 3 kutsub üles see kaart teid algatama midagi, ehitama midagi, tegema oma poodi, ma ei tea, oma kodulehte, mida iganes teil siin on olnud pikalt plaanis. Ja ta muidugi ütleb ka seda, et peaksite ootama pisut, te olete enda poolt kõik teinud. Et asjad ei lähe võib-olla nii kiiresti, nagu teie tahaksite. Aga ma võtan siit algusest peale. Esimene kaart on meil mõõkade 8. Mõõkade 8 on selline kaart, mis räägib sellest, et te tunnete ennast lõksus olevat. Vot oletegi lõksus, silmad on kinni seotud, köidikud on ümber ja te nagu tunnete, et ei saa liikuda. Miski või keegi takistab teid. Te tahaksite liikuda, aga vot ei saa. Tegelikult on see muidugi petlik tunne, sest teie silmad ei ole nii kõvasti üldse kinni seotud ja selja taga on teil tee vaba. Isegi selles kassikaardis on näha, et selja taga mõõkasid ei ole. Et selja taga tegelikult on teil tee vaba, kui te oma silmad lahti teete. Edasi tuleb siit sauade 7. Sauade 7 on enda seisukohtade kaitsmise kaart. Kaitsete enda seisukohti ja võitlete kogu hingest, sellepärast, et kõrval siin kohe järgmine on mõõkade 5. Mõõkade 5 on võitluse kaart. Te nagu nii tuliselt kaitsete oma seisukohti, et seda võib tõesti võtta nagu võitlust juba iseenda ja võib-olla nagu oma seisukohtade eest. Aga see kaart ütleb ka seda, et te võite selle võitluse võita, aga selle võidu hind võib olla liiga kõrge. Siis tuleb see sauade 3, mis ühtepidi kutsub üles alustama sellega, mida te plaanisite. Teisepidi ütleb seda, et oodake. Minu jaoks on ta alati tähendanud ootust, millegi ootamist. Et siin all on teil nüüd siin müntide baas. Müntide baas tuleb uudistega. Et need uudised, mida te ootate, peaksid nagu tulema üsna ruttu. Siis on siin karikate 5. Vot karikate 5 ongi see minevikus lõksus olemise kaart. See mineviku kaasavedamise kaart. Te nii hirmsasti kurvastate selle pärast, mis teil minevikus untsu läks. Vot siin tekib ka see, et oletame, et proovisite kunagi midagi. Ja teil see ei õnnestunud. Kas ei olnud aeg õige? Võib-olla polnud teil piisavalt teadmisi sellega tegeleda. Mis iganes põhjusel. Asi teil ei õnnestunud. Nüüd tahaksite uuesti seda proovida. Aga kardate. Vaat just selle pärast kardate, et minevikus asjad ei õnnestunud. Ja oletegi oma minevikus ja minevikus untsu läinud asjades kinni. Aga te jätate tähelepanuta oma 2 karikat. Teil on 5 karikat, 3 on ümber läinud. 2 on püsti. Ja nendele 2, mis on püsti, te peaksite keskenduma. Mis siis, kui ei läinud hästi minevikus? Asjad on ju teised, asjaolud on muutunud, aeg on edasi läinud, te olete tarkust kogunud.
võib-olla on nüüd ka õige aeg, lihtsalt õige aeg tegeleda. Võib-olla see ei olegi nagu, ta on ikkagi kartus, ta on nagu, see on hirm just sellepärast, et minevikus ma ei saanud hakkama. Et kuidas ma nüüd siis hakkama saan? Väga hästi saate hakkama, armsad kaljukitsed. Võtke lihtsalt ette. Vaadake oma hirmudele silma ja ärge vedage seda minevikku endaga kaasas. Saate väga hästi hakkama, sest viimane kaart on siin karikate 10. Karikate 10 minu jaoks on täielik idüll. See on selline kaart, kus vikerkaar on taeva all. Ema, isa on seal kahekesi vaatava, kuidas lapsed mängivad. Kodus on kõik korras. Perega on kõik suurepärane ja ka rahaasjad on korras. Et no minu soovitus, kui ma vaatan, jätke oma hirmud selja taha või vaadake neile otsa ja ärge kartke seda, et nüüd ei õnnestu sellepärast, et kunagi midagi ei õnnestunud. See kunagi ei loe. Loeb ikka see, kes te täna olete. Te olete ju palju tugevam, kui olite siis. Te olete palju targem, kui te olite siis. Te teete täna kindlasti targemad otsused. Te õpite oma mineviku vigadest ega pea sellepärast loobuma millestki, mis on teie unistus. Et täitke oma unistused. Sellepärast nad ongi unistused, et nende poole püüelda. Ei pea nagu kartma seda, et kunagi midagi läks halvasti ja nüüd ma enam ei julgegi. Nii on kõigi asjadega. Nii on projektidega, nii on meie isikliku eluga. Mõni ju kardab endale võib-olla valida ka partnerit sellepärast, et kunagi valis endale halvasti. Ja siis jääbki elu elamata, sest me kardame teha otsuseid. Teie küll siin ei peaks ennast lõksus olevana tundma. Oodake lihtsalt see õige aeg ära, kuni see müntide baas tuleb nende uudistega. Et teil saaks olema ka seesama vikerkaar taeva all ja täielik idüll absoluutselt kõiges, isiklikus elus, töös ja karjääris. Siis te saate nagu, ma ei tea, oma köidikutest vabaks või näete paremini seda, et te tegelikult ei ole lõksus. Need on kõik teie enda hirmud, teie peas on see kinni. Kui te lasete oma hirmudel minna, siis avanevad ka hoopis paremad uksed ja te näete kindlasti selgemalt. Vot selline lugemine tuli teile selleks nädalaks, kallid kaljukitsed. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.